hommikust mina olen sööklas, hakkan kõvinit sööma ja muhla jooma. Täna me lähme Corralejo linna avastama ja ma olen täiesti üksi siin. Nagu need mingid kokad on siin ka, aga midagi muud ei ole. Nii, me oleme nüüd bussis ja sõidame linnamaale. Ranno sai võileivaga. Mingi tüdruk tuli andis. Rootsi tüdruk. Taga hommikul tegi ja ta tahtis seda kotti, mida endale ei maitsenud. Aga tsink ja juust ja lihtsalt sai. Ütlen nii, et on paremaid võileibu saada, aga kõht on tühi. Ei jõudnud ise täna hommikul söömas käia. Jäin mingi 3:30 siin magama. Juba palav oli ja nagu, ma ei tea, alati kui silmad kinni mõtlesin, tralli ei saa magama jääda. Sa kustusin nüüd kaamera ja kõik. Aga nüüd oli nii hea. Lähen seda kauem maada. Aga ütleme, mis see linn oli? Corralejo see, me naasime randa. Nii, me jõudsime siia Corralejo linna. Praegu jalutame. Linn on suht okei, jah. Majad on hästi kandilised, hästi kandilised, igal pool mingid nurgad, väga veidrad nurgad. Hiljem keerab ka teistpidi. Ja praegu siin ei ole need valged majad, aga kui me linna sõitsime, siis oli hästi palju valgeid maju. Nagu väga palju valgeid maju, hästi valge oli. Aga põhjus, miks nad on valged, on sellepärast, et majad ennast üle ei kütaks. Valge see värv peegeldab kõik seda soojuse tagasi ja nendel seal majades mugavam olla. Sest need kõik kivimajad lähevad ikkagi soojab. Näitan siis teist poolt ka. Et praegu siin niimoodi jalutame, siin on mingi siukene veski ja huvitavad tänavad. Eks me hakkame vaatama, mis siin teha saab. Nii, jõudsime omadega sadamasse. Jah. Eestiski ja vaadid seisavad ja. Siin on meil surnud prussakas siis, et tõepoolest on siin prussakaid. Tulime kalu toitma. Neid on nii palju. Keegi on siin väga korraliku liivalassi teinud. Väga äge. Tulime turistiputkasse ja mul on kohe Portugali meenutusi, sest seal oli ka siuksed need. Nii tore. No, mis sa vaatad siin? Wow. Fuerteventura surfnoa. Seda ägedaid asju. No mida asju? Mine nii pekki. Oleme nüüd siin siis, mis linn see oligi? Corralejo. Corralejo. Ja sattusime nüüd Toidu tänavale. Ja kütud on tühjad. Venot Tellal ei ole, tema tahab midagi juua. Kusjuures ma tahaks ka nüüd natuke süüa. Aga ja, siin on, kohe näitan. Me siuksel Toidu tänaval siis, et Nuino. Mulle meeldivad need kaktused ja siin on mingi Itaalia. Me lähme söögikohad, saad erinevaid maitseid proovida, takosid, burgereid. Ma ei tea, mis on veel Itaalia restoran, sushid saab. Lähme kohalikku. Kohalikku? Mis on kohalik? No Hispaania, see ei ole jah. See on burgerid. Asi lõppes ikka sellega, et me tegime mingi USA toidukohta, sest kõik muud asjad olid kinni. Ja no, saame süüa. Aga siin tunduvad täitsa okeid asjad. Suu juba jookseb ila tegelikult, kui loen seda, nüüd tahaks süüa küll hommikul. Sööki söömata. Ma joogid kätte, mina võtsin mojito. Mina võtsin endale oma lemmiku maiustusega, milleks on siis Kinder Bueno ja ma võtsin sellega milkshake'i. No, teistest. Teistest, jah. Jaa, Kinder Buenot on hästi tunda. Siin võiks olla tavaline Kinder Bueno, aga siin on seal teine. Aga siiski see on väga hea. No, mul edasi. Ja nii, meil me need Kindella mojitad siis. Ma pean natuke segama seda. Teistest. Nii. Esimene mochado. See on kange. See on kange.
Stella just enne muretses, et talle ei antagi mojito sisse alkoholi, aga nüüd läks kange. Seal Rakveres ei saanud. Aga super, on siis hea? Hapu ka. No. See on päris kange, oota ma pean, see suhkur on äkki siin põhjas. Me saime nüüd toidud kätte, Ranna võttis siis üks burgeri endale. Ja see on rock'n'rolli burger, sees peaks olema karamelliseeritud sibul, barbecue-kaste, juust ja mis kõik praegu. Jaa, aga tema võttis nagu pearoa ja mina võtsin eelroa. Ma mõtlesin, et ma saan natukene neid nachosi, aga mul on terve taldrik neid täis. Seda on palju. Seda on nagu ülipalju. Seal peaks olema siis kana vist või? Jaa, ja siis sibul. Igatahes, nojah, edu mulle. Noh, head isu. Jaa, saab kõhu täis. On praegu nii ere, aga me just tulime söömast ja toit oli päris hea, väga suured portsud. No minul oli väga suur ports. Isegi see burger, nagu eks arvatavasti ka ilmast, et kogu aeg on soe, aga ma jõudsin poole burgerini ja ma juba mõtlesin, miks ma nii suure burgeri sain. Kühtis oli pisike. Toiduga jäime rahule. Ja nüüd me teeme siin siis seda Google review ja ma ei tea, ka hästi siin näha on. Vist väga mitte. Midagi ei ole väga. Aga teeme Google review ja teedame ära. Kuidas oli koht või kuidas oli toit? Toit oli väga hea. Nagu mul oli kana seal peal, rebitud kana. Ja ma ei arvanud, et see nii hea on, aga see oli reaalselt, see maitses väga hästi. Seega toit, mitu tähte? 5. Ma annaks 5 selles suhtes, et ports oli väga suur ja väga maitsev. Kelnerid või nagu teenindajad olid väga toredad. Hiljem jutustasime, tegime veel nalja, sai naerda. Ütleks ka, et tegelikult siuke täitsa okei oli. Võib ka 5 panna. Ja atmosfäär. Aga mõnus oli, mulle meeldis muusika seal. Ja see oli siuke rock'n'roll. Lasti vanad siis klassikalist muusikat või rocki. Väga mõnus oli. Lõpus sai finishida siis Bohemian Rhapsodyga. Ja ütleks, et atmosfäär oli ka 5. Jah. Et kui satute kunagi siia mingi rock'n'roll burgerisse, te ei saa burgeri vahele ainult 2 kurki, vaid te saate pool kurki. Siuksel toredal tänaval ja suundume ranna poole. Sulla-mulla teha. Nii me leidsime osa enda grupist ülesse. Saame enda asjad rahulikult siia jätta ja siis ujuma minna. Nii käisime just ujumas. Kuidas sinu jaoks vesi oli? See oli külm, aga kui lõpuks vette said, siis oli täitsa mõnna. Stellal läks natuke aega, pidin roopima teda veits seal. Ja ta võttis must kinni ja lihtsalt viskas mu vette. Aga vesi tegelikult on soe. No põhimõtteliselt nagu, no võiks soojem olla. Natukene, see on põhimõtteliselt sutsu soojem kui Eesti vesi. Et mõnus jahutus, kehad on kuumad ja siis on hea vees olla. Teised jäävad veel siia. Meie saime ujutud, päevitatud ja meile aitab küll rannast. Pigem lähme vaatame edasi ringi. Ja me natukene kõndisime edasi ja jõudsime siia Popcorni randa. See on siis siuksed kivid. Isegi. No. Nii siis inimesed elavad niimoodi. Siuksed elumajad. Ja kõikidel akentel igal pool on katted ees, meil seal majutuses ka. Me siis poodi ka, mulle täiega meeldib käia tegelikult välismaal poodides, sest alati nii põnev kaup. Ja praegu ostame siis siukse päikesekreemi jaoks, või noh? Peale päikest. Peale päikest, et muidu nahk põleb täiesti ära meil siin. UV-indeks ikkagi on nagu läme kõrge. Minu Monsteri fänni. Stella ütles, et tema ei taha näidata, mina tahan näidata. Monster on halb jook. Meil on siin 3 uut matšit, mida me Eestis tegelikult ei näe. Meil on Watermelon Reserve. See tundub täitsa huvitav. Siis meil on minu arust seda kollas pole ka Eestis olnud. Ei või? Ma ei tea, ma ei juu neid. Ja minu isiklik lemmik, mis ma nüüd leidsin. Teile meeldib õunamaht. Ja te tahate seda kaffiini ja gaasidega, siis siin on teil uus toode. See on väga hea. Ma ütleks, et mango lokoga konkureerib maitsemine jaoks. Okay. Nii, see klipp on nüüd siis mu vanematele.
kuna teile väga meeldib alati vaadata majade ja korterite hindu, nii et ma nüüd näitan. Saate pausile panna ja lugeda siis, mis siin kõike pakkumises on. Siin on bassein ja sellised hinnad. See on apartment, see on meist odavam. Siin saab lihtsalt maa endale võtta ja siin saab mingi kohviku võtta, nii et ma ei tea, e-food äkki kolib siia. On siin siis Corralejo peatänav, kus siis kogu melu käib ja kus on kõik turistid. Muideks siin pidi hästi palju britte olema, et see on siuke inglaste koht. See on nii nunnu. Praegu selle kassiga see meelde, et eile üks kohalik rääkis mulle, et siin saarel on hästi palju kasse ja siis kohalikud tulistavad neid, lasevad maha. See on nagu täiega kurb. Uuesti randa, aga teise külje pealt ja siin on sool. Nagu reaalne. Sool! Meil mingi siuke suur kivi ja Fuerteventura kaart. Siis seal see saareke on Isla de Lobos, mingi Isla de Lobos. Ja see seal vastas on Lanzarote. Ja sinna me lähme ka. Tella on meil siin nagu vähk. Ja võiks natukene ära põlema. Õlad on küll nagu... See õlg isegi nii punane ei ole. See on päris hull, jah. Ma ei tea, kas... Ja rant on olemas, jah. Super, aga valus on. Minul endal, ma ei tea, ma olen nagu endal vääluvarbale mingi laksu vist kätte saanud, ma ei tea, valus on. Ja siis määrime Tellale ka kreemi. Katsetama mingit... Aloe vera kreemi. Peaks after efektiga olema. Olema... Parem. Jah. Aga jah, küll see lähneb. Mingi šampoon. No, eks varsti kuulema. Meil oli just üks naljakas situatsioon, et põhimõtteliselt kreemitasime ennast, istusime seal nagu mingi värava peal või aia peal. Ja siis tuleb mingi vend, lihtsalt on mingi, kas te kokaiini tahate või? No, põhimõtteliselt, mis siis juhtus, oli see, et me sattusime Trap House'i ette äratavasti. Ja noh, härrased hakkasid huvitama, et mis me ootame seal nagu. Ja siis tulidki pakkuma. Aga huvitav, nüüd on siis teada, et kui keegi meilt küsima tuleb, kuhu saata. Kanaari saartel on võimalik näha delfiine, vaalu ja siis kilpkonni. Nii et loodetavasti äkki, kui me mingi laevaga lähme sõitma, siis näeb. Läks tore. Kui muu on täiesti tühi, kõik tühi. Ja siis sa tuled siia seafoodi restorani ja see on kõik täiesti täis. Crazy. Me tulime mingisse baari, tahtsime lihtsalt päikese käest natukeseks ajaks ära. Mina võtsin mingi joogi, see ei ole mojito, see on mingi teine jook ja Ranno võttis õlut, mis on ka siuke ebatavaline. Täna on siuke ebatavaline päev, sest täna on midagi ebatavalist juua ja... Meile toodi lauda siis majakulul mingi snäkivaagen ja siin on väga kummalised asjad. Siin on siuke must pall, mis on soe. Lõhna ei ole. Oli pehme või? On hea või? See on sai. See on sai või? See on nagu need vulkaani need kivid, vaata. Täiesti tavaline sai. Niisugune veider. See on põnev. Siis on mingi lihapall ketšupiga ja aps. Lihapall. No. See on nagu selle aivariga. Kaviaariga või? Nii. Mis sellega see oli? Oota. See on muna vist. See on vist muna, jah. Vorstiga muna. See mulle nii väga peale ei lähe. No seda ma arvasin, et mulle ka mitte. Tavalised asjad selles suhtes huvitavad, aga nagu midagi erilist ei ole. Krõps või päevavend. Krõps oli tegelikult päris hea. Mulle enda mõttes. Need on ka soojad. Ja, need on ise tehtud siin. Need on päris head. Need on väga head. Mulle endale ka meeldib. Ja see jook. See ka päris hea.
nii et jah, super. Me praegu poode läbi, et mulle mütsi osta, sest mu nägu on täiesti ära põlenud. Nii et siis kaitsta, nii et ma võtan siukse roosa bucket hati lihtsalt. Näete, siin näete head vahet. Müts ja mitte müts. Jätke mütsi. Siit saab osta endale palmipuu ja kasvama panna. Ja siis siuksesse ka. Käik sai tehtud ja nüüd me liigume bussiga kuhugile järgmisesse kohta. Täpselt ei tea kuhu, aga siis peale seda juba lähme enda mõjutusse tagasi. Ots võimas see hotell näeb välja siin. Ainukene hotell nagu Riiu. Üks on veel seal ka, räme suur. Tuleb kohe põmm. 2 tükki, jumala mässi. No nii, meid toodi siuksesse liiva-alasse. Kõrbesse, siin on nii külm, siukene tuul on, aga see on suht äge. Teeb mingi hundirattaid. Ülle, kas on tegelikult? Või ka. Eile olime kuskil kivide vahel. Nüüd oleme kuskil lume. Ja lume vahel. Eesti kitib sisse. Liivamägedeks ja siin ja aga ma lähen tagasi bussi. Meil on 0,5 tundi küll aega tulid siis ise siia kaugemale, Tellal oli külm ja mõtlesin, et filmin teile siis ligidamat ka seda merd ja kõike seda mäestikku. Väga võimas on. Veel rohkem ligidamale ja ehitatud siuksed nagu tuulevarjud randa, ma arvan, et kui tuulisem aeg, sealt tulla istuda siia sisse, siin pole üldse tuult tunda, saad teha tuld ja nautida merd. Vaadake, millised lained. Vaadake, näitan teile. Väga tugevad lained. Selline on siis maastik siin, meri ja kõik nagu väga sinine välja, ääres siuke helesinine ja mida kaugemale läheb, seda tumedamaks ta läheb. Ja noh, muidugi kaugel on mäestikud, proovin panna, näidata ka teile, suured mäestikud, äge. Seal on siis veel naabas varem. majutusse jõudnud tagasi, kell on juba palju ja täna me oleme tegelikult päris väsinud. Nagu näete, et Ella on armult päikest saanud. Näost täiesti punane. Keha on kõik nii valus, nagu meil praegu ka siin kõik kõrvalt kreemitavad ennast. Minul ei ole natuke nagu tundlik on, aga... Mul ei jäänud see rant sinna, aga natuke on näha kella tüünadele peale. Õlad on ka nagu ossu jumal. Oot, sul on ikka nagu näha on. Jah. Et jaa, homseni. Homseni. Tšau.